Tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Develak. Eestis on karude arv jõudnud tasemeni, kus neid nähakse üha sagedamini ka inimasustuse läheduses ja veel sagedamini inimasustuse sees. Keskkonnaameti teatel on mitmes Eesti piirkonnas täheldatud juhtumeid, kus karud on asunud elama tühjaks jäänud majapidamistesse ja kohanenud sealsetes tingimustes üllatavalt hästi. Ekspertide hinnangul võib selline trend 10 aasta jooksul süveneda, mis tähendab, et maapiirkondadesse võib tekkida uus püsielanikkond. Pikemas perspektiivis ei välistata ka stsenaariumi, kus pooled maaelanikest on karud, tuues sellega elu maapiirkondadesse tagasi, märgib valitsuse regionaalküsimuste osakond ülevaate lõpetuseks. Ja ohtlikest arengutest. Üha intensiivistuvad arutelud tuumajaama teemal on leidnud mitmeid ühiskondlikke peegeldusi. Eile näiteks viidi kõrgendatud valmisolekusse päästeteenistused ja politsei. Varahommikul andis Kalamajas elav meeskodanik teada, et varsti saab ta valmis tuumapommi ja siis esitab ta ka omad nõudmised. Korteri sisse piiranud politsei alustas läbirääkimisi ja mees andis alla alles 3 tunni pärast, kui talle oli kohale kutsutud TTÜ teadlaste poolt selgitatud, et rikastatud uriini baasil ei ole massihävitusrelva loomine võimalik. Majaelanike sõnul oli lõhna järgi arvates mees pommi ehitamiseks toorainete kogunud enam kui 2 aastat. Ja valitsuse töömailt annab valitsus teada, et langetatud on otsus bürokraatiaministeeriumi loomise kohta. Uue ministeeriumi ülesandeks on koondada enda alla kogu tarbetu bürokraatia, mis takistab riigi kõikide tegevuste kui ka erasektori kõikide tegevuste tulemuslikku elluviimist. Kui kõik üleliigne on koondatud ühte kohta, siis ülejäänud ministeeriumid ja nende haldusala saaks hakata toimima bürokraatia vabalt ja senisest oluliselt efektiivsemalt. Aastakümneid on püütud bürokraatiat vähendada, kuid see ei ole õnnestunud. On tõenäoline, et universumis kehtib bürokraatia jäävuse seadus, mistõttu see ei kao ega teki, vaid ainult muutub ühest olekust teise, märgib peaminister eilses teates, milles lisatakse, et eraldi ministeerium on ainus lahendus. Bürokraatiaministeerium saab olema kõikidest ministeeriumitest suurem ja selle rahastamiseks kärbitakse teiste ministeeriumite eelarveid 63%. Eile aga moodustati Eesti keskmiste inimeste liit, mis hakkab, nagu nimigi ütleb, ühendama keskmisi inimesi või inimesi, kes sooviksid väga keskmiseks inimeseks saada. Ja liidu kaudu oleks seda sihti kergem ka saavutada. Põhjusi on palju, keskmine palk tõuseb kogu aeg, vastukaaluks tavalisele inimesele, kelledest suurem osa ei ole palgatõusust kuulnud juba mitu aastat. Keskmiste inimeste pangakontodel hoitav raha kasvab iga aastaga, samuti tõuseb keskmine eluiga ja keskmine inimene elab juba 13 aastat kauem kui tavaline inimene. Keskmiste inimeste liit hakkab ka korraldama seminare ja töötubasid teemal, kuidas saada keskmiseks inimeseks ja kaugem siht on, et keskmiselt oleks iga Eestis elav inimene keskmine. Eetris olid uudised.